kogust, küll on tore, et meil on poliitikuid siin ja palun, ja teised võtke omale teed, kohvi ja aikselt istuga, siis on parem kuulda. Räägi oota paar minutit, inimesed tulevad veel saali, aga meil tiksub kell karjata kohe. Nii, ja ma natukene räägin siis sellest pealelõunasest kavast, mis kujuneb ka hirmust põnevaks. Esiteks on meil siis Artur, kes räägib poliitikuna, vaatab loomadele ja Lahemaale, ma saan aru. Kurat, ma nüüd vaatan kõik asju poliitikuna. Siis on Ernist taluloomade uurimisest ettekanne hobuse kasvatusest, maakarjast, maalambast ja teistest taluloomadest ja talukoertest me juba natukene saime. Kas sa räägid sellest veel pärast ka? Räägid talukoertest. Olgu, selge. Jahikoertest me saime ülevaate, aga tuleb ka ettekanne talukoertest. Ja pärast seda pakutakse meile kohvi ja karaskit ja teeme väikese ringkäigu Heiki Pärdi juhtimisel. Nii et järgmine osa kujuneb ka väga põnevaks ja läheme aina tuumale lähemale. Nii, aga ma arvan, et Artur alustab. Jah. Tervist siis minu poolt. Ma alustan luuletusega. Kelle on need valged veised? Polegi vist nagu teised. Meie karja said nad kust? Nende kõrval kasvult maha, sileduselt jäävad taha meie joonik, meie must. Enne sarvi, enne lõugu, küllap head nad lihatõugu, udarad ju maani vast. Peremees noor küsitelles, silmitsedes karjas selles, kaasas pole karjalast. Kes teab, mis asi see oli? See on Maria Underi Merilehmad ja ma oma jutus jõuan selle Maria Underini ka, ma ei hakka teile kirjanduslikku analüüsi tegema, see on pikk poeem sellest, kuidas jah, ühel päeval ilmusid randa valged meriveised ja sellega oli kaasas tore selline merineitsi ja muidugi kohalik külapoiss armus temasse ära ja võttis ta naiseks, aga tingimus oli üks, et sa ära küsi, kust ma tulnud olen ja kust need lehmad nii head ja võimsad saanud on. Aga poiss vana loll muidugi küsis ja merineitsi tõmbas uttu koos oma lehmadega ja küla pidi oma kadeduse ära lõpetama, sest lehmi enam polnud. Neid metafoore võite seda poeemi lugedes ka nii-öelda mõnusalt tänasesse päeva tuua ja võib-olla siis minu juttu ka. Aga minus sai lehmapidaja siis hoopis teistmoodi. Algas see sellest, et mu naabrimees oli hull trimmerdaja. Nii hull trimmerdaja, et igal hommikul kell 9 tõmbas trimmeri käima ja hakkas kütma. Ja me saime muidugi aru, et sellel oli ka oma põhjus, tal oli nimelt nii kuri naine, kes kogu aeg ta peale karjus ja seal trimmeriga trimmerdades ei kuulnud ta oma naise kurje karjeid. Aga meil viskas see üle, et pühapäeval kell 9 hommikul tõmbas ta masina juba käima ja mõtlesime, et midagi peaks nagu ette võtma. Noh, siis ühel külakoosolekul ma ütlesin, et teeks trimmerdamise vabad päevad, siis oleks ääre pealt peksa saanud kogu küla käest muidugi, sest trimmerdamine ja muru niitmine on ju püha tegevus, seda ei tohi puutuda. Aga siis ma ütlesin, et on selge, et käskude keeldudega, et siin kogukonnas asju ajada ei saa ja ongi tore, et ei saa. Et ma hakkan oma isikliku eeskujuga näitama, kuidas trimmerdamise vaba elu elada. Ja otsustasin, et võtan endale lehmad. Meie naaberkülas Mikko Fritsel juba olid lehmad ja selgus, et Mikko Fritse ema
oli Saksamaal terve kari Šoti mägiveiseid ja siis ma läksin Mikko juurde asja uurima. Mikko oli väga arglikult seisis oma elektritara taga ja ütles, et ära igaks juhuks sinna sisse mine. Ma küsin, miks ma ei tohi sisse minna? Tead, vaata, selle asjaga on niimoodi, et huvitav, et siin Eestis on nii palju kurjust, et isegi lehmad lähevad kurjaks. Et meil Saksamaal lehmad on hästi sõbralikud, need Šoti mägiveised, aga siin millegi pärast lähevad kurjaks, et hoia igaks juhuks eemale. Mina ütlesin, et ei, ma olen julge maapoiss, et ma lähen ikka sisse. No läksingi sisse ja mulle kogu see värk väga meeldis. Ja siis hakkasin plaanima, et võiks siis lehmad endale võtta ja võtaks siis need saksa sõbralikud lehmad. Urgunnisime Mikoga seal juba, kuidas me need lehmad sealt Saksamaalt ära toome ja kõik väga hästi. Kuni Mikko nendest kurjadest Eesti lehmadest üks pani kuramuse sarvedega ühele külanaisele niimoodi siia ribide vahele, et see oli kuu aega haiglas. Ütlesin, et jama. See on jama, see kõlakas levib kindlasti ka meie külla ja ma ei saa sarvedega lehmi võtta. Mis ma nüüd teen? No, otsisin natukene ringi ja siis selgus, et mul üks hea tuttav on suure karja kasvataja ja tal on siis Charolais tüüpi lehmad. Ja et neil ei ole sarvi ja nad on valged ja ilusad, täitsa nagu Maria Underi merilehmad. Ja mõtlesin, et see on hea mõte, et võtaks siis need Chevrolet. Ei, mitte Chevrolet, Charolais, jäta meelde. Chevrolet on auto, Charolais on lehm. Selge, Charolais, jätsin meelde, Charolais. Ja siis hakkas asja ajamine. Siis muuseas selgus, et nende lehmade pidamise eest seal karjamaal saab raha ka. Ma ütlesin, oi kui tore, saab raha ka. Ja teine põhjus siis, miks ma neid lehmi tahtsin võtta, oli see, et mu väliseestlasest naaber Grundi omanik oli vahepeal ära surnud ja pani oma maa müügile. Ja selleks, et korraliku eestlasena mitte ühtegi naabrit liiga lähedale lasta, ostsin ma hambad risti selle maa ära. Ja siis paar aastat trimmerdasin ka seal seda, aga see trimmerdamine oli nii nüri ja kallis tegevus, et mõtlesin, et ikka kuna lehm on ikka parem. Ja meil on väga palju roostikku seal ka, et see roostik tänu mere korralikule väetamisele kasvab väga ohtralt ja tuleb teda aina juurde. Nii, siis lõpuks siis jõudsid nii kaugele, et meil ühesõnaga need rannaäärsed maad on RMK-le kuuluvad, päris rannariba nii-öelda. Saime RMK-ga siis kaubale, et ma võtan need maad rendile. Aga RMK otsustas mulle rohkem maad anda, kui ma tahtsin. Ja jälle jama. See kaugem osa oli selliste naabrite ees, kes väga lehmi ei armastanud. Nii, kuigi elanikud sealt olid, tähendab, nemad olid kasvanud talus, kus olid lehmad ja võib-olla see meie külas isegi ühed viimased lehmad enne nüüd, kui mina siis nagu pidama hakkasin. Nii, lepin siis RMK-ga kokku, aga siis otsustasin, et ikka korraliku inimesena lepin ka kokku kõikide naabritega. Nüüd hakkas pulli saama. Osad naabrid olid väga rahul mõttega, andsid isegi juppe sealt oma maadest mulle nii-öelda rendile, tasuta rendile. Aga osad naabrid hakkasid rääkima, kui hirmsad asjad on need lehmad. Ja pidasid mulle pikki loenguid ja siis mina muidugi, mul oli väga palju häid argumente, et vaadake, et näed, ma olen uurimuse teinud ja ma tahan spetsiaalselt siia tuua lehmad, millel ei ole sarvi. Ja nad on jube ilusad, nad on valged ja nii edasi ja naa edasi. Ja siis hakkasin tara tõmbama ümber selle ala.
siis ma teadsin, et sellega tuleb jama ja ostsin võimalikult palju verava kohti, et saaks, ma ei tea, igale ühele vähemalt ühe verava, aga kui tal kindlasti tahab ühte veravat veel, siis teise verava ka. Sest vaadake, nende RMK maadega, need, kes seal mere ääres elavad, need võtavad nagu orgaaniliselt seda RMK maad ka enda maana. Ja siis pole harjunud sellega, et seal on mingi tara vahel. Võigemini nõukaaegsed inimesed olid muidugi väga harjunud, sellepärast siis oli piirivalve okastraat seal vahel. Ja nii tuligi üks vanem härrasmees ütles mulle, et kuule mees, et sa taastad siin piiritsooni. Ma ütlesin, ei, ma ei taasta piiritsooni, et ma toon siia lehmad, et vaata, siin on kuramus, need sul kasvavad siin need roostik ja igavene jama, et sa siin üldse ei käigi, eks ole, et see maa vanasti, ma mäletan, kui ma laps olin, et siin olid, ma ei tea, lambad ja lehmad ja kõik, ja see oli selline mõnus karjamaa, me saime siit ilusti läbi käia ja oli kõik hästi, aga nüüd on siin ainult nõgesid ja ma ei tea, mis asjad, et siit sa lihtsalt läbi ei lähe ja sa ju niida ka ju seda. Okei, hambad risti, siis jäädi nõusse, pandi mul, ma nüüd käisin iga päev uusi väravaid tegemas, kellelgi tuli jälle nõudmine, kuule, pane siia ka verav, pane siia ka verav, pane siia ka verav, pane siia ka verav. Okei, panen, verav, palun, tuleb kõik, nii, pum. Lehmad tulid kohale. Assa poiss, külas suur sündmus, lehmad on kohal. Minul ka esimest korda, ma olen linnapoiss taustaga ja mul ka esimest korda, et lehmad kohal, esimene aasta tuli 6 lehma. Ütlesin, mida ma nüüd nende lehmadega peaks tegema? Siis keegi asjatundja ütles, et sa peaks nendega nagu sõbraks saama. Ütlesin, kuidas see sõbraks saamine käib, et lähen juurde, ütlen, et kuule, hakkame sõbraks või? Ei no, et võta näiteks leib ja hakka leivaga käima neid meelitamas ja niimoodi ja namoodi. Noh, siis mina sellise usina poisina võtsin siis iga päev pakki leiba kaasa, lähen lehmade juurde, need pane põmmadi jooksevad minema. Ja nad on, ühesõnaga, tegemist on siis suure karja juures olnud lehmadega, keda ma siis rendin endale niimoodi seda rannaniitu seal pügama ja siis sügisel, kui toit otsa saab, siis viin suure karja juurde tagasi. Et see on siis tehnika, mida ma modernse maakana kasutan. Ja siis läkski võibolla 10. päeval, sain ma oma esimese leiva antud ja peale seda lehmad said mulle suureks sõbraks ja ka minu laste sõbraks ja kõik ühesõnaga pool küla hakkas korraldama ekskursioone lehma vaatamiseks. Aga teine pool küla hakkas mulle selgitama, kuidas ma olen, kuidas seda nimetatakse, rannaraja kinni pannud või kuidas see kallasraja kinni pannud, just. Ma ütlesin, et kallasraja kinni pannud, me ei saa enam üldse rända minna siin on mingid õudsad kuramuse härjad ja nad on suured, need suuremad on ikka sellised 800 kilosed, aga ikkagi jube nunnud. Ja mina ütlen, et ärge jamaga, et mul käib 4-aastane poiss neile seal jalgade vahel tead leiba andmas, et pole neil hullu midagi, et jalutate sealt lihtsalt vahelt läbi. Ei, sa pead meile eraldi raja tegema. Ma ütlen, kuidas ma teen eraldi raja, et seal, vaata näed, kõige seal kaugemas otsas on 2 tüüpi, kes ütlevad, et issand lehmad nii toredad, tee veel aeda juurde, et mul siin päris akna alla ka tuleks see karjamaa. Ja sina siin vahepeal ütled siis, et ma pean sulle siia raja tegema. Et ütle mulle, kas ma teen lehmadele silla, et nad pääseksid üle sinu raja sinna, vot selle ala peale. Et tee mulle selgeks, kuidas see käib. Ja ma olen sulle siia igast veravaid teinud, et jalutage läbi, et tehke kas või selline ühine vaatlus, et kui lehmi siin pool ei ole, et siis vumpsti mingi randa ja tagasi tulge umbes samamoodi. Ei, sa pead meile raja tegema. Ja juba hakkasid mind ähvardama just selle sama kallasraja kinnipaneku ja muude jamadega.
Ja siis oli see hetk, ma mõtlesin, et mina ei taha kellega kõik tülli minna, et mis ma teen nendega. Mõtlesin, kurat, et selline, noh, kus on kadusid pilt? Okei, tuli see. Ja see on, ma tahtsin nüüd siia tahtsingi jõuda. Et mõtlesin, et kurat, kas see oli ikka hea mõte neid lehmi pidama hakata, et kuramus, küla elas täiesti rahulikult ja ma sain kõikidega hästi läbi, aga nüüd pooltega ei saa, tead. Et see on, et haritud inimesed, et kuidas neile läheneda, et mis teha. Ja siis mul tuligi see mõte, et otsisin välja siis selle Underi poeemi ja saatsin e-mailiga ilusti poeemi nagu metafoorselt aruandes, et tegelikult see asi, mis ma teen, on väga šef, aga et kui te kaua muga õiendate, et siis ma viin need müstilised merilehmad siit minema ja te ei saa seda kaifida enam. Noh, natukene mõjus. Kuni selle korrani, kuni lehmad, siis kui nagu väga soe periood, siis tulevad neile need suured parmud ja siis nad lähevad närviliseks ja siis nad ükskord jälle jalutasid sealt randa ja lehmad panid kappadi nende eest läbi. Siis nad said muidugi 3 krepsu ja kõiki muid asju ja minu kõik pingutused jooksid jälle liiva. Diplomaatia algas otsast peale. Nii, mis me nüüd siis teeme? Under on saadetud, kui kaardid on otsas. Mida teha? Lähen siis, tõstan käed üles, ütlen, et okei, ma ehitan teile siis spetsiaalse kallasraja. Ostsin siis traati juurde, tegin neile spetsiaalse kallasraja ja tagumised siis jäid lehmadest mõneks ajaks rannaperioodiks ilma. Siis hakkasid tagumised õiendama. Mis mõttes? Meile nii lehmad meeldisid, kuule lõhuse kallasrada siit ära. Et me tahame ikka lehmi enda ees näha. Okei, ma ütlesin, kannata nüüd, et üks nädalakene veel on seda ranna ilma, et siis minnakse need ranna inimesed lähevad ära. Ma võtan selle üldse maha ja siis nad söövad sinu all seal kõik kauni sügise aja. Niimoodi, et sa võid pilte teha ja kõik nii edasi. Okei. Ühesõnaga elasin esimese aasta üle ja siis, kui lehmad ära läksid, siis see mees, kes ütles, et sa ehitad siia uut piiritsooni, lasi pisara. Tal oli nii kahju, et lehmakesed, kes olid nii armsaks talle suve jooksul saanud, lahkuvad meie juurest. Ma ütlesin, yes, töövõit. Nii, ja siis ma ütlesin, ära muretse. Järgmine aasta tulevad ka. Nii, ja tulidki ja nüüd juba 8 tükki ja see maa-ala on seal päris suur. Aga siis on asjal ka teine pool. Mina isiklikult arvan, et elu oleks palju mõistlikum, kui igasuguseid toetusi ei oleks, kes siin alguses toetustest rääkis ja asi oleks korras. Aga mina siis ikkagi vaatasin, et väga tore, et kui raha antakse ka sellise show eest, et siis muidugi ma võtan, eks, miks mitte. Ja tegin ka taotluse. Noh, nüüd ma olen siis käsi ja jalgupidi seotud selle taotlusega, aga sellega on ka siis igasuguseid toredaid lugusid. Kristiinakene on siin, kes mulle käib näpuga viibutamas. Kus oled? Seal. Kristiinakene käib mulle näpuga viibutamas aeg-ajalt niimoodi, ta on hästi tore tüdruk, aga ta jälgib hästi regulatsioone. Üks regulatsioon on see, et Artur, sa saad vähem raha, kui sa koolitusele ei käi. Kurat, Kristiinakene, et ma lähen ise lehmadest juba rääkima koolitusele. Et kas see ei ole argument? Ei, sa pead käima nendel konkreetsetel koolitustel, mis on meile ette kirjutatud. Nüüd see koolitus ei lähe teile arvesse, et ei tea lehmadest mitte midagi, saite aru. Selge, okei, võeti raha maha. Ei ole aega minna koolitusele, keset päeva, terve päev kuulata, kusjuures lepingus tulevad sulle ju kõik need kirjad ette, et mida sa teha tohid ja mida sa teha ei tohi ja nii edasi. Nii, koolitusele ei jõudnud, siis roostik, ma pean ette valmistama selle karjamaa, roostiku maha võtma. Regulatsioon.
Kui sa roostiku maha võtad, siis sa pead selle korralikult ära purustama või siis sealt üldse ära viima. Mina siis modernse maakana jälgin ka looduse protsesse. Ja üldjuhul, kui meil jääd ei ole, siis tõesti roostik sealt nagu ära ei kao, seda peakski ära võtma. Aga kui meil tuleb jää ja jää minekuga, lõikab jää selle roostiku täpselt samamoodi nagu mina trimmeriga ja lükkab ta niimoodi siia rannale sulle niimoodi kuhjadena hunnikusse. Nüüd, kui mina trimmeriga selle maha võtan, siis ja pärast sügistorm toob ta randa, siis mina olen paha. Aga kui see jää selle sama asja teeb, siis see on normaalne looduslik protsess. Ehk et mu ettepanek on siis, kusjuures, ma tahaks veel ühe märkuse tuua, see, kus seal meil need trimmerdajad käivad, seda, ma võin teil muidugi 10 tundi rääkida neid lukusega. See, kus need trimmerdajad käivad, nad käivad tavaliselt umbes sellises vees ja trimmerdavad niimoodi, hoiavad trimmerid niimoodi püsti ja lasevad neid roostikku maha. Ja see on kivide vahel. Ehk et igasugused kaasaegsed süsteemid, mis seal niimoodi nagu seda kõike niimoodi tükeldaks ja ma ei tea, mida teeks sellega, lihtsalt ei ole võimalik sinna nendele ligi minna. Ja siis ma vaatasin täna neid huvitavaid skeemikesi, kus on maa kategoriseeritud 4 erinevasse kategooriasse ja kuulasin ka siis tähelepanelikult kõiki loenguid. Siis kui sa tahaksid nagu karjamaad, mis on nagu küla lähedal, endale nagu juurde võtta, siis nende uute kategoriseerimiste alusel selgub, et sellel ajaloolisel või pärandkultuur maastikul on vahepeal hakanud kasvama mets ja see mets on nüüd mets. Ehk et on see 4. kategooria ja sa palun ära seda metsa puutu ja proovi oma lehmad, siin on ta tõesti minu kodu kõrval, aga proovi viia siis sinna, kuhu me oleme kategoriseerinud, ehk siis tõenäoliselt oluliselt kaugemale, kui sa tegelikult neid lehmi pidada saaks. Ehk et selliseid kuidas ma ütlen, regulatsioonid peaks käima nagu eluga kaasas või et me peaks nende suhtes ka olema väga paindlikud, kuigi võite alati nüüd võite alati näpuga minu poole suunata, et sa oled ju seal seadusandjate pundis ja teedki neid lolle regulatsioone, eks ole. Aga ma tegelikult olen ikkagi selle poolt, et see elu peaks reguleerima meid palju mõistlikumalt ja palju mitmekesisemalt ja palju paindlikumalt, ehk et nendest väga jäikadelt joonistatud kaartidest peaks vahest ikkagi nagu mööda vaatama ja väga jäigalt joonistatud nõuetest. Ma saan küll aru, et ma pean koolitusel käima, Kristiinake, aga nendest võiks ka vahest nagu mööda vaadata. Kujutage ette, mis juttu ma nüüd räägin, see küll ei ole poliitiku juttu. Aga ma siis võtan nüüd asja kokku. Mis asi? Kujuta ette, et see on Eiki Nestor. Ma õudselt kardan, põlved hakkasid värisema. Aga ühesõnaga meie külas lehmade tulek on tegelikult väga palju muutnud nii seda looduspilti, mis on seal rannaniitu, kevadel kogu seda lehmade poolt ära pügatud maad on tõesti lust vaadata, emotsionaalne aspekt, lapsed, kes pole loomi nii lähedalt näinud, nad näevad neid praktiliselt iga päev ja saavad käia leiba viimas ja kõik sellised asjad. Nii et ma olen selle tegevusega väga rahul ja jätkan hoolimata väga keerulistest regulatsioonidest ja põhimõtteliselt olen ma ikkagi võidus tänu nendele regulatsioonidele, sellepärast ma pean need lehmad tooma ja viima ja kõik sellised asjad.
ja selle eest nagu maksma, ehk et see siis kompenseeritakse mulle ja kui ma seda kõike seda ala oleks nagu trimmeriga, muuseas, täpsustage mind, aga ühel puhul saab trimmeriga niitis rohkem raha kui lehmasid karjatades, mis oli puisniitudel või. Et siis pead ära ka koristama, okei, see on positiivne. et see on minu jaoks ka suur küsimus, et kui trimmeri või sellise masinatega lastakse peale ja makstakse rohkem toetust kui selle eest, et sa seal loomasid hoiad. Ühesõnaga, et igasugused regulatsioonid peaks olema ikkagi nagu läbi mõeldud, et mille pärast ta on. Kui ta on selle pärast, et oleks nagu lehmad või loomad külas, siis peaks neid seda loomapidamisele siis olema suunatud see toetus. Kui ta on selle pärast, et linnud saaksid seal maanduda ja teha omi asju, või kui ta on üldse selline suur kombinatsioon nendest asjadest, siis peaks neid vaatama niimoodi kompleksselt ja mõnusalt. Ühesõnaga, see metafoor, ma siis kirjanduslikult seletan ka lahti. Kui ikka liiga palju õiendatakse mu kallal, siis ma lähen koos nende lehmadega minema merre. Ja nüüd järgmisena Eesti Rahva Muuseumist Liisi Jääts räägib sellest, mida siis muuseumi andmetest. Ma ühe kommentaari teen, et Artur rääkis nendest 4. klassi sinistest aladest, mis on mets praegu. Vastupidi, see sama analüüs ütleb, et see oli kunagi avatud maastik, et juhul kui oleks huvi, et siis on ka kaitsekorralduslikult see arutelu koht. Nii et mis annab võimaluse, mitte see, et keelatakse. Ja, aga mine ikka sinna koolitusele, siis sa tead, kuidas see asi nagu loodud on. Tervist, mina olen Liisi Jääts Eesti Rahva Muuseumist ja kui Ave mind kutsus siia täna selle üritusele rääkima, siis me arutasime veidi seda küsimust, et mis vaatepunktist või millest ma siis võiksin rääkida ja tundus, et üks mõistlik aspekt oleks rääkida sellest, kuidas Eesti Rahva Muuseum saaks panustada sellesse väga tänuväärsesse kampaaniasse, mida Keskkonnaamet on alustanud ja mida me saaksime pakkuda inimesele, kes tunneb huvi talupidamise mineviku, taluloomade, ajaloo ja siis põlistõugude vastu. Ja eks siis muidugi see, mis muuseumil on pakkuda, on ikka muuseumi kogud, see info, see teave, mis muuseumisse on talletatud. Nii et ma katsun siis anda väikse ülevaate sellest või nendest teemadest, nendest võimalustest, mida muuseumist saab, ütleme nii.